Valmis on saanud 6. vaikne raamat. Seekordne raamat on tehtud Karolinile sünnipäevaks. Esimesel leheküljel saab värvide järgi õhupalle tagasi trukki otsa panna ja samas ka õppida oma nime kirjutama. Teisel leheküljel on selline põimimise mäng. Need jäätise pulgad saab ära võtta kõik ning ära käivad ka need ristkülikud. Need saab panna erinevas järjekorras ja siis lapsel üks ülesanne näiteks on põimida need jäätise pulgad samas järjekorras, kui on pandud need kuubikud siin. Siin on 4 põhilist kujundit, mida laps võiks ära tunda. Neid saab siia nööbi otsa lükkida, harjutada nööbi panemist ning iga kujundit on 3 erinevat suurust, et neid saab omavahel ka võrrelda. Ja lisaks lähevad ka värvid tumedamast heledamaks. Et päris mitu asja, mida siin lapsele selgitada saab. Järgmised leheküljed on köögileheküljed. Siin on köögikapp, kus on salatikauss, praepann ja supipott. Ja siis need köögitarvikud käivad trukiga kinni siia lehekülje külge ja kõrval külmkapis on siis erinevad köögiviljad, enamasti juurviljad ja siis muna. Ja siis saabki mängida, et kas ma ei tea, kas on praemunad tegemisel või hoopis tehakse salatit või keedetakse suppi, et neid asju saab siis panna poti sisse ja salatikaussi ka. Kurk pani praegu. Siis järgmised leheküljed on pühendatud veele. Siin on, igaüks ise mõtleb, kas tiik või järv. Ja siit võrgust saab välja võtta kalad. Neid on siin 5 erineva kujuga. Saab siia vette ujuma panna. Ja siis magnettõngega saab neid kinni püüda. Tagasi võrku panna. Ja järgmisel leheküljel see on jõgi. Ja siin saab lapsele selgitada, et jõgi voolab. Selle nööriga saab siis jõe voolamist näidata. Jõgi voolab ja jões võivad olla keerised, mida siis tähistab see nööp, ümber mida saab harjutada niimoodi. Ja siis saab lükkida siit erinevatest sildade alt läbi ja pluss siin on numbrid ja iga numbri juures siis on vastav arv kristalle ja neid saab siis loendada. Järgmised leheküljed on öö ja päeva leheküljed. Siin on öö ja ka uutmoodi kinnitusvahendid, et saab haagiga riputada. Ja tähed on helkurriidest tehtud. Neid võib pimedas taskulambiga vaadata, on huvitav. Ja siis need sõbrad siin on näpunukud.
öökull ja nahkhiir. Ja nahkhiire silmad on ka helkuri riidest helendavad. See on päevalehekülg, kus saab lapsele rääkida, et kui päike hommikul tõuseb ja hakkab maad soojendama, siis teevad lilled oma öösel kinni olnud peanupud lahti ja hakkavad õitsema. Üleüldse saab rääkida igasugu päeval toimuvatest asjadest, pluss siis on siin üks päevane putukas. Ja järgmisel leheküljel on kell. Siin saab seiereid liigutada ja kella tundma õppida. Veerandid ja 3/3 ja pooltunnid, täistunnid on tähistatud teise värviga ja need numbrid käivad ära ka, et laps saab arvurida õppida ja samal ajal muidugi siis kellaga tutvust teha. Viimasel leheküljel on sorteerimine. Igal kollikesel on söömiseks 5 vahtkummist kujundit, mis on siis täpselt nende kollikeste enda värvi. Ja kui need kõik korraga neil suust ära võtta ja laiali panna, siis laps saab ülesandeks siis igale kollile sööta õiged kujundid sisse. Ja sellega on minu 6. slaid ära.